joonistanud väiksest peale väga palju. Aga see, et kui ma avastasin, et mulle joonistamine nagu päriselt meeldib, ma arvan, et see oli päris 9. klassi lõpus, kui ma otsustasin siia kooli tulla. Minu lõputõeks on alternatiivse reaalsuse mäng. Mäng saab temast nii, et kusagile linnaruumi on peidetud koodid, mille mängijad leiavad. Ning siis, kui nad need internetti kirjutavad, avaneb neile lugu, mille juures on ka lingid sobiva muusikaga, mida nad samal ajal kuulata saavad. Selle eesmärgiks on tuua noori barokkmuusika juurde ja seda neile tutvustada. See on lugu ühest tüdrukust, muusikast ja taevalikust häälest, mis on nii kaunis ja võimas, et teeb peoga haiget, ent samas uskumatult habras. Igal loodud muusikal on surematu hing, meistri hing ja nende inimeste hing, kes selle muusikaga koos kunagi elanud ja unistanud on. Iga kord, kui keegi teda mängib, kui selle helid puudutavad kellegi südant, muutub see ühe suuremaks ning võimsamaks. On ka mõned väga toredad varemed. Need ei ole veel kuigi vanad, ent on ikkagi varemed. Üks tore paik on vana sõjaväeosa, geto. Selle katuselt avaneb pimekoonis vaade kogu linnale. Ning linnastaadioni taga on üks lagendik, vaid kadakad, tuul ning roostik. Ilus üksildane paik. See koht on juba ise eriline. Et need suht erinevad vanuses inimesed. Et nagu kõik suhtlevad omahel ja saavad nii hästi läbi. Et see on nagu ime tore. Ma arvan, et tänu sellele koolile oskan nüüd palju paremini märgata asju. Selliseid väikseid, mida varem tähelegi ei osanud panna. Ning avastasin enda jaoks keraamika ja kalligraafia ning joonistan ja maalin nüüd palju paremini kui enne. Ma väga nautisin seda aega, mis ma siin õppisin. Sain aru, et vaid andest ei piisa, et olla milleski hea. Meistriks teevad vaid pühendumine ja aeg.